kohtuvad kohtunike lauas paremal Bigbank Tartu. Kohtunike lauas vasakul. No daamid ja härrad, meie üks ja ainus Järvamaa võrkpalliklubi. Need väiksena koosseisus Marko Valtsi, Mirko Valtsi, Heino Valtsi, Robert Viimägi, Kristjan Õuemaa, Ilmar Kõrgus, Martin Lõõmus, Kristjan Õuemaa. Juhivad kohtunikena esimene kohtunik Kristjan Vanaveski, rahvusvaheline kategooria. Teine kohtunik Jaanis Rohker, rahvuskategooria. Bigbank Tartu alustab koosseisus. Number 2 Risto Kollo, number 7 Kevin Soo, number 9 Mart Naaber, number 14 Robert Viider, number 1333 Henri Treial, number 10 Jürgen Uves Peht, võistkonna libero number 1 Rait Rikberg ja number 5 Robin Martin, võistkonna peatreener Oliver Lütset, võistkonna teine treener Ardo Meresaar. Järvamaa võrkpalliklubi number 8 Karlis Mesila. Tere õhtust, head võrkpallisõbrad Paidest Eebim spordihallist. 100 liiga mängu raames kohtuvad täna õhtul kohalik meeskond Järvamaa ja külalised Tartust Bigbank võistkonna näol. Tänase mängu toovad teieni Veiko Tihemets ja Järvamaa võrkpalliklubi duubelmeeskonna liige Meelis Jasson. Tere ka minu poolt. Nii, meeskonnad on tulnud siis väljakule ja käime siis kiiresti siis üle algkoosseisud. Järvamaa alustab sidemängija Keiro Vantsi, diagonaalründaja Karlis Mesila, nurgaründajatest alustavad täna Richard Orutar ja Virko Vantsi ja tempomängijad Martin Ruul ja Roomet Priimägi. Et niisugune viimaste mängude algkoosseis, nagu oleme Järvamaa poolt saanud näha. Ja Tartu poole pealt siis alustavad sidemängija Robert Viiber, Henri Treial, Kevin Soo. Väljakul näeme siis täna esimest korda Tartu legionäri Brasiiliast. Võtame siis keskmisnime Hummes, Kristo Kollo ja liber Rait Rikberg. Järvan poolt serv, Roomet Priimägi paneb palli mängu. Kollolt vastuvõtt ja brasiiliane sai kohe rünnata. Blokk pidurdas ta kinni. Mesilaani jääb mängu. Rait Rikberg teeb head kaitsetööd. Ja nüüd Tartu legionär Hummes lööb esimese punkti maha. Jah, seekord ploki vahet ei jõudnud Ruul kõrvale. Jah, et Tartul oli pall ilusti käes ja sai sidemängija Viiber selle ilusti laiali jaotatud. Esimene punkt Tartule ja servima asub täna siis nurgaründaja Henri Treial. Alo Lengertil hästi käes. Richard Orutar, pall jääb mängu. Ja taas. Brasiilia tundub, et saab ennast käima. Esimest lööki tema poolt maas. Ja sidemängijaga on teda puhtalt usaldada, et praegu ei tulegi meelde, et keegi teine oleks veel Tartu poolt tõstet saanud, kuigi jah, mäng on ka alles alguses. Henri Treial jätkab.
mees, kes on siis koduklubis nurgaründajaks nihutatud, Eesti koondises oleme näinud teda temporündaja koha peal. Eks siis õnneks. Ja esimene punkt Järvamaal kirjas. Kiirelt kui rääkida veel siis viimastes mängudes, siis Järvamaa Läti turnee õnnestus oma esimene silm pähe saada, tugev Jelga meeskond 3-1 alistada ja Tartu viimane mäng oli siis karikavõistlustel, kui tuli 0-3 tunnistada Rakveret paremust. Ja taas Brasiilian Hummes. Ei löönud väga kõvasti, aga targalt ilusti leidis selle tühja koha üles. Jah, tundus siin, et kergelt üle ploki ja keset väljakut tühja koha peale. 3-1, Tartu poole pealt tasub servina Kevin Soo. Kindlasti raske planeeriv serv. Alo Lengert ei olnud kõige paremini käes ja Richard Orutar pidi lihtsa palli üle andma. Ja taas Hummes. 4-4 tundub. Ja endiselt on üks mees, kes on Tartu pool kuum ja nagu öeldakse, et tao siis seda rauda, kuni kuum on, et praegult on igati õigustanud sidemängu usaldust ja rünnak kõrge efektiivsusega. Kevin Soo jätkab servimist. Alo Lengertil seekord ilusti käes ja rünnak tuuakse Tartu poolt kaitses ülesse. Ja Richard Orutar ploki ja võrgu vahele, et ei jõudnud temporündaja Tartu poole peal. Mart Naaber korrektselt kohale ja käsi üle, et õnnestus see väike eksimus ära kasutada Järvamaale teine punkt tuua Richardil. Kohe näeme ära ka, keda siis Järvamaa mehed seekord serviga otsivad. Läks libero Rait Rikbergi peale, kellel ilusti käes ja väga kõrgelt Mart Naaber sai oma esimese punkti kirja. Esimene rünnak temposse siis. Jah, tegemist peaks olema siis 100 liiga kõige pikema mängumehega, kui ma ei eksi, ja rünnaku kõrgus ikka mehel muljet avaldav, et selle trumbi taga praegu ilusti ära kasutas. Brasiilian servijoone tagant läks tugevalt hüppelt servi lööma, aga Järvamaa õnneks tuli viga sisse. Et jah, natuke kui rääkida veel karikavõistlustel, siis käimas poolfinaalid, nii Tartu kui Järvamaa on seal jõudnud poolfinaali ja mõlemil ka esimene mäng siis kahjuks 0-3 kaotus, aga nüüd 100 liigas loodetavasti tehakse väike vigade parandus. Keiro Antsi ilusti Virkole nurka ja tuli punktist auti see pall. 4. punkt Järvamaale. Tundub, et Tartu sidemängija ja Mart Naaber ei ole kõige paremat klappi nagu leidnud, et kõik need tõsted, mis on olnud, on niisugused kaapimised olnud, et esimene kukkus maha. Mängija kõrget tõstet nagu tahab ja seda siis sidemängil võib-olla mõnevõrra raskem ja nüüd Kristo Kolla nurgast. Jah, plokist ilusti oli Tartul serv käes ja sidemängija Viiber peitis Järvamaa tempo keskelt õhku ja jäi nükese 1,5 ploki vastu Kollo ja selle ta väga hästi lahendas. Mees ise ka servijoone taga. Siiamaani on nad kõik otsinud Alo Lengertit, aga nüüd ka esimene serv Virko Vantsi peale. Ja sidemängija Viiber lükkas ise ja esimest kohe ja väga efektiivselt. Punkt jälle kirjas, 7. punkt Tartule. Et oli tugev serv ja Järvamaa oli raskustes, sellega pall läks kohe üle ja Robert Viiber otsustas seekord ise näidata ründajatele, et kuidas see töö käib. Kristo Kolla uuesti. Tugev serv, Orutaril väga hästi käes. Ja plokist auti. Jaa. Kuigi siin jälle rääkida teistest korrustest ja pikkusest, siis vaadates praegult, kelle vastu Virko Vantsi ründama peab, siis 2 tõelist torni Tartu pool vastu panna on, nii Viiber kui Naaber kõvasti mõlemad üle 2 meetri pikad mehed. Rait Rikbergil ideaalselt käes ja 6 pealt Trossi Kollo. Ja tuli punkt, kohtunik küll ei vilistanud kohe ära, jah. Ei vilistanud jah, kohe meile tundus, aga kohtunik kindlasti tundnud lähemal ja pädevam selle koha pealt, nii et ootas palli lõpuni ära. 6 punkt Järvamaale, 6-7. Taas Rikbergil lasti serv käes ja Endre Treial mängiti 1 ploki vastu.
tublisti löödud, ilusti nurgast kõrgelt. Jah, et praegult on ilusti Tartul vastuvõtt toiminud ja mäng on ilusti laiali jaotatud. Aga lähme siit lühikesele reklaampausile ja oleme õige pea tagasi. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Nii, oleme tagasi esimeselt tehniliselt timeoudilt. Vahepeal pakkus publikule silmavõilu siis Järvamaa võrkpalliklubi tantsutüdrukud, Femme tantsutüdrukud ja nüüd siis pilgud kõigil taas väljakul ja põhitöö võrkpalli kallal. Mart Naabri serv Richardil ilusti käes. Tõste 2 peale Virko Vantsile, aga korrektne ja ilus plokk Henri Treieri poolt. Oli küll vahe sees, aga ei suutnud sealt ära keerata. Jah, et tempo jäi küll hiljaks Tartu poole peal, aga Henri Treier suutis selle enda kasuks üksinda lahendada. Mart Naaber uuesti. Taas Virkole. Ja plokist sees. Uuesti Treier ja Soo. Ja, taas Tartu 2 mehe ja ei õnnestunud. Tsoonis 2 Virkol neid Tartu plokki käsi üle mängida, et kui 4. tsoonis siiamaani on hakkama saanud, siis 2 on hetkel raskusesse jäänud. Ja ongi Tartu 4 punktiga ette läinud, 10-6. Taas hea serv oli Naabrilt. Tartul kaitses käes. Ja nüüd Mesila. Just käed vastas korrektselt. Ja saime esimest korda siis Brasiilia mehega Paides kinni pandud. Et loodetavasti jääb talle siis Järvamaal käik pikaks ajaks meelde, et see ei olnud esimene ega viimane kord. Esimene paraku oli, aga kindlasti loodame, mitte viimane. Virko Vantsi servi joone taga. Ja tugev hüppelt servi tundub äss. Ja oli äss, võitavad ka kohtunikud. Täpselt mööda piiri ja Henri Treiel arvas, et oli pall Audis jättis võtmata, aga kirurgi täpsusega leidis joone üles. Taas servi joone taga, Virko Vantsi. Nüüd lihtsam serv, Kollole ideaalselt käes ja tempo. Kevin Soo lahendab olukorra. Lengetil oli käsi all, aga ei olnud seekord õnne, et oleks palju üles kaua jäänud. Ja Tartu sidemängija Robert Viiber ise servi joone taga. Väga tugev serv ja ässaks. Virko Vantsi raskustes servi vastuvõtuga ja valmistab Järvamaa peatreener Villi Vantsiga vahetuste ette, et mängu tuleb kapten Kristjan Õuekallas ja Virko Vantsi lahkub hetkel. Eks see käik nüüd näitas, et hetkel Järvamaa, kus natuke mäng kärises, oli vastuvõtt ja selle käiguga loodetavasti ja kohe antigi Õuekaldale. Oli ka tema hetkel raskustes. Tartu oli ideaalselt käes taas. Jäi plokki kinni. Ja päästavad ära. Ja Rikberg tõi selle palli tagasi Järvamaa poole peale. Temposse. Ja ilusti Priimägi. Toitis. Ilus palli vahetus. Tartu tegi väga ilusa kaitse ja Järvamaa nüüd suutis ikka kontra enda poole tagasi teha. Et ilus palli vahetus. Pall pikalt mängus ja haaravat võrkpalli. Roomet Priimägi. Rait Rikbergil taas ideaalselt käes. Treia lanitab. Priimägi väga hea kaitsemäng. Järvamaa sunnitud lihtsalt üle andma. Ja eksivad rünnakul. Hetkel ei sujunud Robert Viiberi ja Kevin Soo koostöö, et siit kõrvalt vaadates võib-olla ongi, et üks sidemängija
ääretult pikk ja, või vabandust, tempomängija ääretult pikk ja tahab kõrget tõsta, et teine võib-olla mitte nii ja siis ongi sidemängijal niisugune raske seis. tunnetus, kuidas need õiged kõrgused kätte saada. Treialil pall ilusti käes. Ja nüüd Tartu poole pealt siis brasiillane Hummes leiab ploki ja võrgu vahelise ala üles ja pall saab edukalt sinna toimetatud. 13. punkt Tartule ja servima asub Endre Treial. Alo Lengertil ilusti käes. Martin Ruul väga ilus tempo tõsta Järvamaa poole pealt. Viimasel ajal on minu arust Keiro Vants ja Martin Ruul saanud nagu omavahel väga hea klapi. Ma mäletan, Läti mängus nad ka väga hea esitus oli Ruuli poolt. See näitab seda, et klapp on ikkagi hea. Jah, ja kui me räägime nüüd pühapäevasmängust Jelgavaga, siis kui me eksi, praegult sai tempo 4 game'i peale 28 tõstet, mis näitab jah, et sidemängija usaldab ja on selle klapi leidnud. Kuid nüüd Karlis Mesila kahjuks eksis. Oli väikene ebakõla siin Martin Ruuli ja Kristjan Õuekalas vahel, kes selle palli peaks tõstma ja natuke Mesilale ebamugavalt see jäi. Kahjuks eksis ja 14. punkt Tartule. 14-11. Kevin Soo Tartu poole pealt palli mängu panemas. Lengert raskustes, Õuekalas peab tõstma. Mesila plokk vahel. Ja Kollo kätest auti. Tundub, et planeeriva serviga Tartu otsib Lengertit ja noh. Hetkel on jah, Tartu serviga palju pahandust tegemas Järvamaa poole. Et kui serv on käes olnud, on õnnestunud ka lahendada, aga see vahe hetkel just ongi vastuvõtu pealt Järvamaa poole peal olnud. Nüüd jah, pehmeks Karlis Mesila löök ja 16. punkt Tartule. 16-11, siirdume taas lühikesele tehnilise time-outile. Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever. Ja oleme tagasi teiselt tehniliselt time-oudilt. Jätkame siis seisul, kus Tartu on arvanud esimeses game'is initsiatiivi läinud 16-1 ette ja Kevin Soo jätkamas servijoone taga. Kuid õnneks eksib ja Järvamaa saab 1 punni võrra jälle lähemale. Tahtsin juba öelda, et peaks kiitma Villi Vantsit õige aja võtmises, aga tehniline time-out oli. Seekord jah, tuli siis kõrgem jõud appi. Richard Orutar servijoone taga. Tuli hüppelt serv. Pikalt auti. Ja läks pikalt auti noore mängumehe serv. Tegemist jah, Järvamaa võistkonna pesamunaga hiljuti just 18-aastaseks saanud, aga mängult endast leidmas järjest tugevamaks sirgumas. Jätkab samasugust serviga, vastab kohe ka Tartu poole peal brasiillane. Vabandame kõigi ees, kui eksime, et mehel brasiiliase kohta omapärane nime, aga kasutame siis täna Hummes. Jah, tundub kõige lihtsam nendest 3 nimest olema. Jah, kus eksimisvõimalus vist on kõige väiksem, teisi nimesi võib käänata üht ja teistpidi. Järvan poole pealt Martin Ruul servimas. Kristo Kollol ideaalselt käes, tsoonis 6 rünnak ja anitab Henri Treial selle maha. Ei olnud kõige parem see sidemängija ja ründaja klapp, kuid leidis Järvan poole pealt selle tühja augu üles ja punkt taas Tartule kirjas. Kristo Kollo. Tugevalt hüppelt servi minemas lööma.
kuid kaval, aga Roomet Preemmägi ise vastuvõtul ja ise ka lööb, et näitas noortele mängumeestele, et ise võtan vastu, ise löön maha, et ainult tõstmisfunktsioon jäi veel kellelegi teisele. Ideaalne vastuvõtt ja suurepärane rünnak tagatippu. 14. punkt ja Keiro Vantsi läheb servima. Kristo Kollol ideaalselt käes, esimene tempo ja Mart Naaber. ja sees pall. Ja korduses ka hea vaadata, millise kõrguse peal mees lööb seda palli. Et hetkel jah, Roomet oli liikunud juba nurga poole ja Kristjan Õue-Kallas jäi üksinda teda valvama ja sellega Mart Naaber hakkama sai ja nüüd mees juba servijoone taga. Kõrvalt oli hea vaadata, see pall ehk oleks outi läinud. Küllaki sirgelt läks. Kiirelt jah, sinnapoole, aga Alo Lengertile tundus see teistmoodi ja tasuks äss. Kuid nüüd Villi Vantsi Järvamaa poole pealt võtab mõtlemisaja esimeses game'is. Kui jah, siin hetkel statistikat nägemata, siis ülejäänud elementidest tundub asi olema suht võrdne, et see suur vahe, mis sisse tuleb, ongi just vastuvõttu koha peal. Et see on nagu koht, millega Järvamaa peab kindlasti nüüd tööd tegema ja muutma siin kiiresti, et mängus püsida ja Tartule vastu hakata. No Tartul on kindel taktika, eks ole, planeeriv hea serv on meil tõesti ja Lengerti peale, aga kui nüüd rääkida Järvamaa poole pealt, kelle peale see põhiserv võiks nagu suunatud olla, kas siis Kollo või siis Treieri paneb peale? Teise, tuleb kohe ja paneb ässa. Ja kindlasti ma arvan, et kui vaadata neid Tartu koosseisu, eks ju, siis nagu rääkisime ka ülekande alguses, siis ja Villi Vantsi võtab teise timeout'i Järvamaa poole pealt. Et kui rääkida Tartu koosseisu, siis nagu alguses sai räägitud, et siis natuke harjumatu ja uue koha peal Henri Treial on klubis, et siiamaani meest ikkagi oleme harjunud nägema nii klubis kui koondises temporündajana, et kõrvalt vaatan ja öelda, mina serviks nagu sellele mehele, vaadata, kuidas hakkama saab, et Kollo Rikberg, Eesti võrkpallis ju teada-tuntud nimed, kaua mänginud nendel positsioonidel ja mõlemad nagu üks Eesti koondise põhilibero ja teine ka nagu kõva rannauint, et kus need elemendid on kindlasti väga heal tasemel, et pigem sealt otsida. No algus tundus, et Järvamaa otsis oma planeeriva serviga just Rikbergi, aga Rikbergil oli kõik servid hästi käes. Siiamaani Tartul on vastuvõtt toiminud ideaalselt, jah, et siin mingid muudatused natuke välja nuputama. Vahepeal Järvamaa teinud ka vahetuse, Karlis Mesile asemel Ilmari Mõttuse mängu toonud, diagonaalmängija siis vahetus. Ja nüüd ehk siis Mart Naaber. Et see on jah koht, kus Järvamaal praegu vaja järgmiseks game'iks või ütleme jah, optimistina, aga selleks game'is on veel aega murrang tuua, et natuke parandada vastuvõttu ja on pilt juba hoopis teine. Kristo Kollol serv käes. Nüüd kaitsemängu mõlemilt poolt. Keiro Vantsi ilusti kaitses. Rait Rikberg sidemängija rollis. Kristjan Õue-Kallas ilus kaitse. Ja Richard Oruta. Tuli ära, hästi. Milline pallivahetus? Kavalalt löödud, ei näinud lihtsalt plokki raiuma, leidis selle tühja koha ilusti üles. Tõesti jah, vaadates meil passi 18-aastane, aga hetkel lahendas nagu kogend mängumees selle olukorra. Ilus oli vaadata head kaitsemängu nii mõlemalt poolt. Loodame, et see tõmbab ka Järvamaa kaitsemängija rohkem käima. Jaa. Kuid nüüd Tartul serv ilusti käes ja Henri Treial suutis selle vist tundub Roomet Priime kätest lüüa outi. 22-16 ja Tartu sidemängija Robert Viiber servijoone taga. Järvamaal ilusti käes ja Ilmar Mõttus. Ilusti mängitud rünnak, et nagu me ka rääkisime, et Järvamaal natukene gramm vastuvõtul juurde panna ja pilt hoopis teine, nagu näitaski. Serv oli ilusti käes, tempomängija Tartu poole peal läks Järvamaa tempoga kaasa, Ilmar Mõttus sai ühe ploki vastu rünnata ja seda ka edukalt.
Roomet Priimägi. Kristo Kollo nüüd võetud kuldkliendiks. Tundub, et plokis oli vahe sees jälle, et ei... Natuke jah, vaatavad siin Mõttus ja Ruul üksteisele otsa, kus see pall läks ja edukalt sai siis taas Tartu leegionär rünnatud. Henri Treial, Tartu poole pealt 1-3-3-3 numbriga mängumees servijoone taga. Ja Alo Lengertil serv ideaalselt käes. Martin Ruul, kuid plokk pidurdas kinni ja Tartu saab taas kontraga rünnata. Richard Orutaril käes pall. Ja Ilmar Mõttus. Rait Rikbergi teeb ilusat kaitsetööd jälle, aga Tartu plokk oli võrgus. Viimased paar punkti on päris nauditavad olnud nii mõlemilt poolt, eks, et pall on selles mõttes, ei ole suudetud esimese korraga maha lüüa ja mõlemad pooled on näidanud ilusat kaitse- ja plokitööd, et hakkab mäng oma jooni üles leidma. Ilmar Mõttus servil, Rait Rikbergil ideaalselt käes. Ei ole õige klapp jällegi. Ja astus üle. 19. punkt Tartule, või vabandust, Järvamaale. Teine ja on ka sunnitud siis Tartu peatreener Oliver Lüütsepp aja maha võtma selles game'is esimest korda. Et kui rääkisime mängu alguses siin Järvamaa peatreener Villi Vantsi, siis Tartu poole peal ju ka esimest korda Järvamaal seda tööd tegemas, et küll juba varsti pea pool hooaega, aga Järvamaa saalis esmakordselt selles rollis Argo Meresaar abitreenerina ja Oliver Lüütsepp peatreenerina, et varem üks mees abitreeneri rollis ja teine mees meeskonna kapteni ja mängijana siin eelmine hooaeg käinud, aga selles ametis mõlemil siis Järvamaale ja Paidesse elus esimene visiit. Jah, tundub täitsa uus võistkond, et kõvasti nooremad kui eelmine hooaeg. Ja kogu aeg vaatad Tartu pingi peal, soota, mille Meresaar tuleb. Jah. Nii, Henri Treial või servi vastuvõtt ja üksinda. Tubli. Richard Orutar üksi päini paneb siis Tartu leegionäri Brasiilias Hummessi kinni. Rikberg tegi küll siin meeleheitliku hüppe veel palli päästmiseks, kuid seekord jäi ka tema võimetest väheseks. 20-23. Seis tundub päris hea juba olema. Jah, just sellega, et Tartu või vabandust, Järvamaa on jah leidmas seda oma rütmi. Tartul serv käes. Kristo Kollo. Ilusti käes Järvamaal. Richard Orutari läks tõste pikaks, kuid nüüd. Õnneks tõste väljas. Out. Ja Kristo Kollo eksib. Et Järvamaa poole pealt jah, mis praegult õnneks on toitunud, et kui on kaitses tehtud mehemoodi tööd ja rasked pallid kätte saadud, siis on mängitud rünnakul uuesti ka mõistusega, et pall pandud ja hetkel õnneks ongi siis, ütleme, suhtumine, et ärme meie jumala eest eksi, eksivad nemad. Ja õnneks game'i lõpp on ka nii läinud, et Tartu on rohkem eksinud. Ja nüüd on ainult 2 punktine vahe, et jah, päris pikalt on Järvamaa siit suutnud järgi tulla, et on jah, 21-23 seis ja Tartu peatreener Oliver Lüütsepp taas siis sunnitud aja maha võtma ja nüüd on mõlemil võistkonnal 2 aega võetud. Ja meil on ka näha, et selline ilus vaatemäng, võrkpallilahing mõlemil poole pealt on ka saalis rahva käima tõmmanud. Ilmar Mõttus, Rait Rikbergil ideaalselt käes. Ja nüüd natukene jäi Järvamaa plokk hiljaks, et vaatame siin korduses ka, et Richard Orutar läks natukene liiga palju vast tempole appi ja kiire tõste 2 ei jõudnud temagi oma kohale. 24. punkt Tartule, 24-21 ja Kevin Soo servijoone taga. Kristjan Õuekallal serv käes. Ja Ilmar Mõttusele pandi plokk ette 25-21, esimene game Tartule, kuid siit ma arvan game'i lõpu positiivsusega, mis Järvamaa suutis üles tõmmata ja oma mängu paika saada, loodame, et teine game tuleb kõvasti haaravam ja vaatame, mis numbrid on. Siirdume siit reklaamipausile. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd.
Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Sparta teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift. See on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda. Simply clever. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Valmis up! Teine võim ja filmimaas Robert Tiiver. Ja alustame siin teise game'iga, õnneks Tartu pool ehk siis serviga. Vahepeal toimus meil siin kuma joonejooks, kus siis Veiko pidi korraks ära käima, nii et ootame teda kohe tagasi. Järvamaa poole peal läheb servima Karjas Mesila ja teeb ässa. Ja onnes. Üritasid küll, aga... Jah, ilus äss. Kollo natuke raskustes ja täpselt ka Brasiilias selja taha, et oli jagamata. Jätan sulle natuke rääkimus, ma käisin siin vahepeal lastele kumakes joonelooks läbimas nüüd. Peaks ise hingamise nüüd tagasi saama. Kõrgelt löödud pall. Aga õnneks blokk vahel ja loodame, et Mesila teeb oma ära. Ja tegi. Ilusti pall sees, bloki kõrvalt ilusti diagonaalis. Tundub praegu põhikundeks Järvamaa servijatel ongi tekkinud Kristo Kollo hoopiski. Vähemalt paari esimese palliga siin teises game'is. Jah, meie esimese game'i lõpp oli ka järjest rohkem sinnapoole hakkas minema. Rikbergil ilusti käes. Orutaril hea kaitse.
Jõue Kallas. Ei jäänud maha. Kahjuks autis, piirikohtunik näitab out palli ja pall löödi nii kiiresti maha, mina siit ei näinud. Jah, jätame kohtunikule selle töö, milleks nad siia on tulnud ja kui nad nii ütlesid, ju siis oli. Aga seis on hea praegu, 3-1. Järvan poolt vaadates ja Tartu läheb servima Henri Treial. Oli hea serv ka, läks nagu püssi kuul üle võrgu ja Alo Lengert pikkade tempode eelis on, et nende planeerimine on alati raske, nad löövad seda nii kõrgelt ja paralleelselt. Ja, võrguga. Ja. Uuesti. Henri Treial. Nüüd Alo Lengertil pall käes. Ei ole kõige parem täp. Ei leitud klappi, jah, Mesila ja kohe brasiilane. Ühe ploki vastu löödi ära, jah. Kasutas ära, et tulevad taas, Järvamaa sai ilusti keimi alguses ennast käima, kuid jälle väiksed ebakõlad servi vastuvõtul ja kohe mängus raskustes, nagu näitas ka esimene keim. Henri Treial jätkab. Ei olnud kõige parem see klapp nüüd. Ja plokist suudab Kristo Kolla palli maha lüüa. 4. punkt Tartule, 4-3. Siin tekib see vahe sisse minu arust selles, et see servi vastuvõtt, ta oli enam-vähem käes, aga ta ei ole ikkagi ideaalne, et kus siis kergitada siis vastase tempot üles sellega, et meie tempo on paremini peal. Blokalt võiks või jälgima. Ja nüüd jälle samamoodi. Jah, nüüd eksib Karlis Mesila. Ja Tartu 5 punkti järjest võtnud. Järvamaa treener Villi Vantsi sunnitud aja maha võtma, et 3-0 algedust on saanud 5-3 kaotus, et on natuke Järvamaa taas Henri Treiali servidega raskustes ja vastu, et selle kohalt veidike logiseb. Kuid loodame, et Järvamaa peatreeneri Villi Vantsi poolt õigel ajal võetud aeg suudab mehed maha rahustada, rääkida veel rahulikult üle, kes kus, mida tegema peab ja siit siis hea edasi minna. Jätkab servijoonega Henri Treial. Ja eksib. Ja väga suurt muudatust nagu servi vastuvõttu liinis aga ei näinud. Kõigil olid omad sektori ikka samamoodi edasi, et keegi kedagi katma ei hakanud järelikult oli vastuvõttes ikkagi kindlad. Lihtsalt võib olla meelde tuletada, et tegelikult sa hea poiss ja saad oma tööga ilusti hakkama. Läheme rahulikult ja jällegi ial ajal võetud time out, et vastane võiks Villile anda juba, eks ole. Ja pall lendas küll out, aga tundub, et blokilad vastu. Kohtunik näitab, et blokist ja ei saanud siit aru ka päris täpselt kelle siis, et jääb siis blokile. 6 punkt ja teiselt poolt siis alustab nüüd uuesti Tartu poolt Kevin Soom. Tartu meeskonna kapten sellel hooajal. Nüüd on võimas sein Orutarile ees ja hakkab ikkagi jälle, tahaks täna näha Järvamaa poole pealt seda servi vastuvõttu paremust, et siis nagu näitas esimene keim ja ka keimi algus, et siis on võrdsega võimalus Tartuga mängida, et praegult lähevad nurgaründajad ikka suurtesse raskudesse, kui serv käes oli ja 2 pikka meest on ilusti ees. Mesila nüüd annab palli lihtsalt üle. Ja see pall näitab kohtunik. Tundub, et väga palju ei vaielda, järelikult siis oli. Ja 8. punkt Tartule ja siirdume siit time out. Sparta teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Kuidas mina oma hoidiseid teen, et mul tuleb alati hästi välja? Mis nõu mina talle ikka anda oskan? Alati ühtmoodi tehtud. Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli.
nii, tagasi siis lühikselt reklaamipausilt. Teine game, esimene tehniline timeout, 8-4 Tartu eduseisul. Jätkab servimist Kevin Soo. Alo Lengertil servi vastuvõtt. Ja ei saanud klappi Keiro Vantsi Martin Ruul hetkel. Ja tuleb Järvamaa poole peal vahetus. Virko Vantsi tuleb mängu ja vahetab välja Richard Orutari. Nurgaründaja vahetus. Ilmselt siis selle jaoks, et rünnakul äkki kindlamalt tunda, et jah, mingisugust taktikalist lüket oli siin vaja teha, et praegult asjad ei toiminud ja saab siis kohe näha, kas otsitakse nüüd serviga siis Virkoga üles. Ja läks sinna. Ja tuli ka kohe ja ka toitis, jah, midagi pole teha. Ja vana jutt selle koha pealt juba aga ei väsi kordamast, et nii kaua kui Järvamaa suutis oma vastuvõttu korras hoida, oli kui võrdne võrdsega mäng, aga praegult ikka jah, ja eelkõige siis oldakse püsti hädas siis Tartu planeeriva serviga, et praegult 2 meest, kes on selle vahe sisse teinud, oli Henri Treial oma planeerivaga ja Kevin Soo siis jätkas samast kohast. Et kui me vaatame nüüd Tartu põhikoosseisu, siis pooled nendest oskavad väga head planeerivat servi teha, nii et ega lihtne selle osa koha pealt ei ole, et siin on jah, 2 meest on jah tõestanud seda ja siit järgmisena Mart Naaber ja ülejäänud tuleb ja samamoodi ei ole ju lihtne servi Kristo Kollol ega ikkagi Tartu on teada-tuntud tugeva serviga meeskond ja täna paraku Järvamaa sellega hädas on. Ja plokk ees. Mart Naaber. Ja saime jah kuulda siin natuke ka Järvamaa peatreeneri Villi Vantsi kõvemat häält, et mõistusega mehed. On püsti hädas praegu nii vastuvõtt ja sellest tingitud ka rünnak ja tuleb ka kohe Järvamaa poole pealt tagasi vahetus. Richard Orutar tuleb ja võtab taas Virko Vantsi pingi peale mõtlema. Ja taas Kevin Soo Tartu poole pealt. Ja nüüd tehakse ilusat kaitsetööd veel, aga lõpuks kohtunik võtab sooja palli ära. Ilus vaadata Tartu poole peal just seda võitlust, eks ju, et tundus juba siit, et pall on loodused läinud, aga no eks see seis ka ikkagi annab seda enesekindlust ja mängid vabamalt kui see, et kui sa oled 3-1 sees ja järgmine seis on juba 12-4, et siis tekib juba tahes-tahtmata mingi kramp sisse. Nii, kuid Martin Ruul servijoone taga. Kristo Kollol ideaalselt käes. Ja nüüd hästi plokk ees. Keiro Vantsi. Ei lastud ennast ära trikitada, et lainesse keegi plokki ei jõudnud, et ilusti loeti ära. Et selles mõttes jah, kiidame praegu Keiro Vantsit, Järvamaa sidemängijat, et Roomet läks tempoga üles, aga Keiro tähelepanelt jälgis, mida tema mees teeb ja suutis ta üksinda kinni panna. Martin Ruul, Henri Treial ideaalselt käes ja eksib brasiillane. No tundub, et brasiilian on külmaks jäänud, pole enam tõsteid saanud. Ja kohe Tartu peatreener Oliver Lüütsepp võtab aja maha, et nüüd oleme jälle vastupidises olukorras, et täna tundubki, et kes servima läheb, see vastas meeskond on pinge alla pandud, et nüüd on 2 korda Tartu suhteliselt, jah, ei saa öelda, et vastuvõtt halb oleks olnud, 2 korda oli suhteliselt hästi ikkagi vastuvõtt käes, aga nüüd on siis võib-olla tõesti, nagu sa ütlesid, ründajad pikast seismisest maha jahtunud, et tükk aega tuli siin lihtsalt vaadata. Game pole veel poole pealgi, eks ole, aga Järvamaal 2 aega ära võetud ja Tartul 1 aeg, nii et jah, treenerid on siin valvsad, et vahet mitte liiga suureks ja enda poolt siis kõik teha, et meeskond viimse hetki nagu ikka kõigel suunal. Kuid nüüd Martin Ruul. Kristo Kollol käes ja nüüd raske rünnak. Orutaril
ja Õue Kallas tagant liinist. Tartu plokk võrgus. Hästi. Ja 8. punkt Järvamaale. Paipi võiks tegelikult rohkem näha Järvamaa poole pealt. No, pole me Tartu poolega samuti seda täna veel näinud, aga 2 korda on jah proovitud Hendri Treialiga teha, mõlemad korrad ei ole nagu õige klappi, on lõppenud anitusega, et jah, täna on suht paibivaba päev olnud. Ja Martin Ruul jätkab Järvamaa poole pealt. Uus mees. Kaitses käest selle hea jättis palli Ilusti mängu. Ilusti mängu veel. Nüüd tuleb maha lüüa. Oli out tõepoolest. Kuid eksis jah. Et siin jah, vahepeal kiiruga jätsime mainimata, et toimus Tartu poole peal vahetus. Kristo Kollo lahkus väljakult ja mängu tuli Markus Uuskari ja toimub ka teine vahetus, kui Brasiilian Hummes võeti Tartu poole pealt puhkama ja Taavi Nõmmistu tuli mängu. 13-8. Ja Nõmmistu külma mehena õnneks tegi väikse kingituse Järvamaale ja servis väljapoole väljaku piire. 9. punkt ja 9-13. Tartu treeneri poolt taktikaline vahetus äkki, et lisada veel planeerivat servi siis. Ehk toidab. Võib-olla tõesti, et siiamaani Brasiilian oli tugeva servi pealt. Ei õnnestunud Tartu sidemängijal. Kuid nüüd jah, natuke ebakõla kaitses jälle, et ei olnud ülemäära raske pall Järvamaa poolt üles tuua, kuid ei seisa siin mehed õige koha peal ja tuli punkt taaskord Tartule, et just vahetusest mängu tulnud Markus Uuskari lahendas rünnaku efektiivselt ja ise ka servijoone taga. Ja Henri Treial tsoonist 4 lahendab rünnaku. Mäng on tulemas Järvamaa poole pealt Ilmar Mõttus. Vahetab Karlis Mesila välja. Esimene game peale seda vahetust hakkasid asjad nagu sujuma paremuse poole. Vaatame, kuidas nüüd. Markus Uuskari jätkab servijoone taga. Kristjan Õuekald oli ideaalselt käes ja nüüd Keiro Vantsi eksib tõstega, jah. Eksib täielikult tõstega. 16. punkt ja siirdume lühiksele reklaamipausile. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Nii, ja tere tulemast tagasi lühikselt reklaamipausilt. Jätkame 16-9 Tartu Bigbank eduseisul ja Markus Uuskari servijoone taga. Richard Orut oli ilusti käes. Ja nüüd Ilmar Mõttusel. 2 torni ees. Sidemängija Robert Viiber ja tempomängija Mart Naaber. Ja 17. punkt niimoodi Tartule ja on taas see vahe sisse kärisenud. Jätkab Tartu poole pealt Markus Uuskari. Nüüd teise nurga pealt Richard Arutaril plokk ees.
Ja tundub, et ükskõik kuhu Keiro selle palli tõstab, igal pool on tornid ees. Praegu on jah, ikkagi räägime jah, et ei saa siin üleni seda võtta, et ikkagi oleme siin samas, et hetkel on vaja kõvasti Järvamaal vastuvõttu parandada, et see on see koht, kuidas plokk laiali mängida ja arutada ja edu loota. Nüüd siis vahetusest siis see Marko Vantsi. Jah, Keiro Vantsi vanem vend siis ja tuli esmakordselt, kui ma nüüd ei eksi, siis 100 liigas väljakule. Aga samamoodi eksib tõstega, ei olnud kõige parem. Nüüd mängib kaitses ilusti. Lihtne pall üle. Ja nüüd nägime seda kombinatsiooni, mida nägime ka eelmine aasta. Rikberg Täht, eks ole, et lüüakse pall 2 puutega maha, et ei ole vaja 3 puudet teha ja Rikberg ka et see on ilus. Jah, et Rikberg väga hästi seda tõstmist valdab ja seda on lausa nauditav tõesti vaadata, jah, kui need asjad õnnestuvad, et küll vastaspoole pealt, aga siiski. Ja nüüd on jah, Järvamaa mäng selle koha praegu on täiesti lagunenud, et ainult Tartu ploki meri ja on, ütleme jah, päris pikka aega pole pall üle võrgu enam jõudnud, et on täiesti jah, Tartu lustima lastud ja endal on nagu täiesti see tuju siis lastud ära minna nii ja ühelt poolt nagu ka Tartu võtnud. 10. punkt, eksis nüüd servijoone taga Tartu ja Marko Suuskari, et 10. punkt Järvamaale ja Richard Orutar. No, loodame, et nüüd saime sellest hullust asetusest välja nii öelda. Äkki hakkab nüüd punkte tulema. Loodame, et siis vastasvõistkonna ründajad on külmaks jäänud, aga näed ei. Jah, siit ilus tõste tsooni 1 Taavi Nõmmistule ja suudab ilusti 2 Järvamaa ploki. Kuid ei, kohtunikud näitavad, et astus üle joone, olles tagaliinis ja tuli ikkagi punkt Järvamaale. Ja vahepeal on jah, Tartu pikas eduseisus siis vahetanud välja ka või ütleme siis pannud mängu ka teise meeskonna libero. Mängija number 5 Robin Valting on siis Tartu meeskonna teine libero, kes on ka nüüd esmakordselt täna siis saanud minevad jalavalgeks väljakul käinud. Mart Naabrilt väga hea serv. Siin on nüüd väike arusaamatus. Kohtunik näitas jah, et Marko Vantsil oleks justkui üle pall olnud, aga sellega paljud nagu rahul ei olnud siin. Ja, pigem oleks öelnud, et vastupidi, et segati tõstet, aga jällegi, eks ju, et kõrge kategooria kohtunik Kristjan Vanaviski ja jätame siis meie selle kommenteerimise siin ära, kui seda asja nii hästi ise ei tea, et küll on mängija targem. Ja, seis ka lubab. Aga nüüd punane kaart, järelikult siis liigse suupruukimise eest, Robert Priimägil. Ei tea jah, mis seal on, kahjuks meieni see ei jõua nüüd, et mis seal mängijatele ei meeldi või mis seal on. Kuid nüüd, kohtunik näitab, mäng saab jätkuda ja Mart Naaber. Eksis servil, 12. punkt Järvamaale. Jah, seda servi kõrvalt vaadata on väga hea, kuidas ta nagu lõpus langeb, et seda on väga raske vastu võtta, kui ta nii kõrgelt ikkagi, ta ei löögi seda... Jah, et planeerivad servi, vaatad kõrvalt, siis mees lööb ikkagi ülevalt alla seda. Ja seda on veel eriti raske võtta vastu võtta. Robert Priimägi servijoone taga. Ja paneb ässa. Kukkus sisse, kukkus. Jah, vahelduseks üks ilus positiivne asi Järvamaa poole pealt. 13. punkt, Robert Priimägi äss ja mees uuesti jätkab servimist. Ja Henri Treial võrgus. 14. punkt. Antennist, jah,
piirikohtunik veel vehkis lipuga, et läks siis rünnaku otsa antenni. Ja Oliver Lüütsepp ei lase pikalt asjadele oodata. 2 punkti on läinud ja kohe aeg maha. Et ei taha tema omalt poolt siis anda mingit võimalust Järvamaal mängu tagasi tulemiseks, et kiiresti mehed pingile nõupidamine, omapoolsed soovitused, mis kuidas vaja teha ja tagasi väljakule. Jah, tihtilugu on ju see, isegi kui pikalt maas ollakse ja geimi lõpus siis tullakse veel järgi, see annab siis seda rohkem indu järgmiseks geimiks võidelda ja see võib kätte maksta järelikult siis. Jah, et nüüd olles ise kõrvalt vaadanud võrkpalli ülekandeid ja kuulanud siin legendide kommentaare, siis Rivo Vesik on toonud siin näite, kuidas Margus Niinemägi omal ajal ütles, et geimi lõpp ei ole pelgalt geimi lõpp, see on ka uue geimi algus samas, eks, et mis emotsiooniga siit minema minnakse, et kas oled saanud ennast tagasi ree peale või on sind mutta pekstud, et siin on ka väga suur vahe sees, et loodetavasti jah, siit pigem Järvamaa leiab midagi nagu ergutavat ja uut usku viha omal 3. geimis käima saada. 24. punkt ja Robert Viiber paneb selle mängu ja lõpetab geimi ässaga. Omamoodi läheb nagu planeerivalt lööma, aga läheb hüppeks üle, et nüüd ka väga omapärane ja hea serv. Kui ma ei eksi, selle nimi on äkki hübriidserv. Võib-olla tõesti, aga teeme siit kiire reklaampausi ja oleme tagasi juba 3. geimis. Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever. Sparta. Teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rente. Eesti võrkpalli toetab Zone.ee. Paljud restoranikundjad küsivad, mis on Eesti köögisaladus? No mis saladus seal ikka on, kui toorained õiged ja eestimaised? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Ja meil on Mati Tuul, Vihko Vantsi tarvismesila, Riisa Korustar, Vihko Vantsi ja Romet Viimägi ja Alo Venger loomulikult meie liigaga. Tere tulemast tagasi, reklaampausid vaadatud. Jätkame Paide Seepiim spordihallis 100 liiga mänguga, kus kohtuvad täna Bigbank Tartu külalismeeskonnana ja Järvamaa võrkpalliklubi siis enda Karukoopas. Esimesed 2 geimi on möödunud Tartu dikteerimisel. Esimene geimi lõpp Järvamaa suutis mängu
vaikselt tagasi tulla juba viia nagu seisu vahepeal võrdseks, kuid teine game oli Tartu üleolek ilmselge, et loodame, 3. game. Suure muudatusi kumbki võistkond väga polegi teinud, näen, et Brasiilian on tagasi toodud. Libero jälle. Rikberg. Jah, et Tartu jätkab oma algkoosseisuga. Ja nüüd brasiilane. Orutar oli peaaegu ühte plokki ette panemas, aga pani ilusti siin. Kellegi peast jälle põrkas meie poole tagasi, nii et... Jah, Tartu tegi hea kaitse mängu ja... Jällegi peaga mäng. ja sai oma teise või isegi 3. rünnaku siis sooritatud perfektselt ja esimese punkti endale toodud. Eelmises game'is siis pikalt pahandust teinud servijoone taga Henri Treial. Taas oli Järvamaa vastuvõtud raskustes. Oi, mis nüüd juhtus? Sellist asja ma ei ole ammu näinud, aga Henri Treial ei ole seda klappi. Ei ole klappi ja see oli 3. üritus ja endiselt rünnak on 0, et kuigi eelmised küll sai janitatud, aga nüüd oli huvitav asi, et pall maandus selja taha. Ebakõla juhtub ka parimatel. Ma usun, et selle võib selle karja kirjutada, et ta tempost on üle tulnud nurgaründajaks, et ega... Jaa, kindlasti harjumatu positsioon ja mees areneb iga mängus seal, aga nüüd Karlis Mesile väga tugev hea serv, mis Kollo vastuvõtul tuleb otse Järvamaa poole ja magusaks maasikaks Martin Ruulile ette, kes vihaga paneb selle tagasi. Järvamaa 2-1 ette läinud. Karlis Mesile jätkab. Rikbergil nüüd ilusti serv käes. Brasiillane lööd plokk õnneks piirdati maha. Nüüd tuleb ise punkti teha. Ja, mängivad ilusti hetkel kaitses, kuid nüüd tõstega. Ja Orutar tuli ära. Ja, et ei leidnud taas seda klappi, kuid Orutar ilusti kannatas ja tõi selle ilusti jälle mõistusega punkti. Kiitus noorele poisile. Ja nüüd Oliver Lüütsepp. Seis jällegi sama nagu eelmine game, 3-1, et ei tasu vist ära sõnada, et hea seis on praegu. Ei, seda jah, et kuigi lihtsalt ma ütlengi, et praegu on jälle nagu suudetud mõlemilt poolt paar rasket kaitsest tuua ja Karlis Mesile Järvamaa poole pealt kaks tugevat servi lüüa, et siin see niisugune väikene algedu on, aga nagu näha, Tartu peatreener Oliver Lüütsepp ei jäta siin midagi juhuse hooleks, et nii kui väikene vahe on, kohe aeg maha, meestele juhised, mida võiks teha paremini ja mis tema arust tuleks muuta ja siis tagasi platsile, vaatame, kuidas sellest kasu oli. Karlis Meisel serv nüüd trossid Rikbergil ideaalselt käes. Ja Kollo. Jah, ühe plokki vastu ei eksi ikkagi. Jah, praegult siin oli näha jah, et vastuvõtt ideaalselt käes on siis Järvamaa keskmängija Martin Ruul läks Kevin Sooga üles ja Keiro Vantsi jäi Kristo Kolloga 1-1, kus ründaja kasutas selle võimsalt enda kasuks seekord. Kohtunik näitas auti ja vaidle palju sa tahad, aga... Kohtunike sõna jääb peale. 3. punkt Tartule ja on viigistanud. Et jälle siis Tartu peatreener Oliver Lüütsepp õigel ajal võetud, et 1-3 kaotusseisus ja pärast aega kohe viigi majja tüürind. Ja nüüd Karlis Mesila jääb Tartu plokki kinni. 4. punkt. Ja kahjuks jah, nii palju kui me taha, siis hakkab korduma see eelmine game, et 3-1 edu ja siis sai hea planeeriv serv, mis ei ole ideaalselt käes. Telepildist on ka hästi näha, et ta ikkagi jääb 1,5 ja võrgust eemale, et ei ole seal kõige mugavam temposse tõsta. Ja, kui nüüd Richard Orutar ilusti lahendab selle olukorra ja 4-4 viik. Ja läheb mees ka ise servima. 18-aastane noormees, kes siis mängib teise Järvamaalt pärit
endise mängumehe, nüüd see siis noortetreener Raigo Tatriku käe all on Kiilis võrkpalli siis noorteklassis mängimas ja oma vanuste koondist esindamas. Kuid nüüd vahepeal toimus Tartu poole pealt edukas esimese temporünnak ja servimas brasiillane Humes. Kuid jah, endiselt Virko Vansi on täiesti ikkagi liimist lahti siin rünnakul, et nii tänane mäng kui ka Läti turneel oli tal probleeme sellega, et loodame, mees leiab enesekindluse. 6 punkt Tartule ja Humes servijoone taga. Trossist ülev tuleb pall raskustes natuke Järvamaa. Kuid nüüd Mesila lahendab õnneks edukalt selle raske palli ja toob 5. punkti Järvamaale juurde. Jah, rääkimisest abi ei ole, aga ikkagi on näha, et olgu siis, kas on see siis hüppeltserv või planeeriv. Vastuvõtuga on ikkagi Järvamaa hädas ja see jätad ikkagi oma jälje. Nii, Treialil nüüd serv käes. Oi, kui ilus plokk. Ja brasiillane pandi kinni. Ja, et nüüd ebaküla rünnakul siis hetkel Virko Vansi tegi selle tasa vähemalt seekord plokis, et praegult kehtis brasiillase puhul siis vanasõna, et mida kõvemini lööd, seda kõvemini tagasi tuleb, et korralik konkreetne plokk ees ja punkt Järvamaale 6-6. Martin Ruul pani palli mängu. Jah, ega tuleks, kui vaadata, kuidas eelmise aasta tempomees servi vastu võtab, siis tuleb ainult kiidusõnu, et võrgu peale ilusti ja täna ei saa küll öelda, et Henri Treial oleks selles osakonnas väga palju hätta jäänud, et täitsa korralik. Risto Kollo Tartu poole pealt servimas. Tugev serv Orutaril ja läks Keiro Vantsi seda kohe esimest puudet tegema, kuid seekord plokk nägi läbi 8-6. Esim tehniline time-out ja lähme meiegi siit lühikesele pausile. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal, hinnaga alates 17 990 €. Škoda, simply clever. Nii, ja oleme lühikselt reklaampausid tagasi ja jätkame Tartu servil. Risto Kollo eksis ja 7. punkt Järvamaale, 7-8. Jah, peab tänama tehnilist time-outi. Kes natuke siis jahutas Kollo kuuma kätt. Järvamaa poole pealt Keiro Vansi, meeskonna sidemängija. Ja ka otsis ikka Kollot, kuid ideaalselt käes ja nüüd Tartu sai tühja võrgu pealt rünnata. Läks Virko Vansi liiga palju tempo lappi ja jättis enda mehe täitsa ilma valveta. Et oli Brasiiliasele lihtne rünnak. Ei imestanud ega petnud meest ära, et mis nüüd toimub, polegi kedagi. Suutis ikka väljakul lüüa kõvasti maha. Mart Naaber. No nüüd on serv ideaalselt käes. Ja tundub, et Keiro ei ole vist ideaalsete vastuvõttudega harjunud, et tõestis ühe käega ei olnud kõige parem. Ja pikki piiri läks ka Mesila lööma, nii et 10. punkt. 10. punkt läks Tartule ja 10-7. Siin on ka vasakukäeline, et on siis 4 pealt raskem vasaku käega lüüa pikki piiri. Eks ole ikkagi tõstes ka kinni, kuidas on, aga eks vasakukäelisel ikka mugavam natuke 2 pealt rünnata ja... Nagu paremakäelisel 2 pealt. Nii, nüüd natuke... Oi, ja tuli ära. Milline punkt see oli, et...
et jah, siin oli täiesti arusaamatu, kes mida võtab ja Rikberg siin natuke ütleb ka oma poole pealt, mis meestest arvab praegu. 8. punkt Järvamaale, 8-10 ja Virko Vansi servijoone taga. Läks tugevat hüppelt servi lööma, kuid paraku seekord eksis. 11-8 ja nüüd tuleb siis väga keerulise ja omapärase servi Robert Viiber. Kuid eksib temagi. 9-11. Siin oleks tähtis nüüd Järvamaal võtta mõni raske punkt endale ja see väikene vahe kinni tõmmata, et teeks selle olukorra natuke lihtsamaks. No Priimegi läheb servima, kes eelmine game tõi ühe ässa vähemalt. Äkki õnnestub ka Kollo, kuid nüüd Kollol on ilusti käes ja Virko läks küll ilusti pallile veel järgi, aga paraku jäid natuke käed lühikseks ja brasiiliane toob järjekordse punkti rünnakul. Et täna ka mina isiklikult näen brasiiliane Tartu võistkonnas ka, hädas oli siin hooaja alguses vigastustega ja suht vahe mänginud, aga täna igati korraliku partii teinud, et ei saa öeldagi, kus tal midagi nüüd. Ja nüüd Martin Ruul. Üks vähene tõste temposse ja pandi ikkagi ka see kinni, et ega see nüüd... Väga hästi jah, Kevin Soo luges hetkel mängu ja suutis üksinda selle rünnaku blokeerida. Ja out. 10. punkt. Õnneks siis väga pikalt see game Endre Treiale jäänud servijoone pahandust tegema, et püsti edasi Järvamaa taga täna olnud on nii esimeses kui teises game'is on ta oma serviga palju pahandust teinud. Karlis Mesile Järvamaa poole pealt. Rikbergil nüüd serv käes, kui mitte ideaalne, aga ja ilusti. Ja kukkus sisse. Taas. Rikberg ei ulatanud. Ja, oli ka terve tagumine tsoon jäetud Rikbergile, eks, ja taha piiri äärde ta kukkus, nii et ei saa tema kapsaeda siin midagi visata, pigem ja hästi toiminud plokk ja anname kauga punkti selle punkti Järvamaale. Karlis Messil nüüd Endre Treiali peale ja tuleb esimene äska, mis jääb nagu meelde, mis tuleb konkreetselt Treiali pealt, eks, et siiamaani just mõni hetk tagasi kiitsime uues ametis olevat meest, et on suht hästi hakkama saanud meie silmad läbi ja kui nüüd tuli ka see esimene eksimus ära ja ma arvan, et aluseks oli ka kindlasti Karlise hea serv. Ja seegi sisse. Teine äss, nüüd on mõlemad küljejooned ära proovitud Mesilalt, et üks ühte nurka äss, teine nurka äss ja ei jää taas Oliver Lüütsepal midagi muud üle, kui Järvamaa 13-13 viigisega seisule jõudnud olukorras võtab aja maha ja lähme meiegi siit lühikesele reklaampausile. Nii, väike nõupidamispaus peetud ja kahjuks Mesilal nüüd sai rammu otsa, et Tartu treeneritele punkt kirjas jälle. Ja, oli siin Mesila head serviseeriat tegemas kahe järjestikuse ässaga, kuid Oliver Lüütsepp Tartu peatreenerina võttis aja maha ja suutis nii palju Mesilas rütmist välja viia. Järgmine raske serv tuleb ja oligi raske serv. Ja kukkus maha. Richard Orutar. Teist mängu järjest, et oleneb kuigi mäng käib ja tuleb ikkagi mina neid mänge kõrvalt vaadatuna nii Lätis kui ka nüüd on mees kindlalt oma kohta põhikoosseisus leidmas ja väga targa mängumehega meil tegu on, kes näitas keelne pall, et ei olnud tõesti ideaalne ja suutis leida niisuguse lahenduse,
Ja nüüd toob siis Järvamaa Ruul Keiro Vantsi plokis punkti Järvamaale ja 15-14 viib. Üle pika aja juhtima jälle. Et viimati juhtis Järvamaa siin game'is, kui me eksi 3-1 ja pärast seda on nagu Tartu dikteerinud vahepeal ka paari punktiga ette minnes, et nüüd on vahe tagasi mängitud ja 1 punktiga ise ette mindud. Ja nüüd on vaja hoog sisse saada ja lõpuni minna, et tuleks siis 4. game ja... Ai, kui nüüd Orutar läks hüppelt servilt üle planeerivale ja kahjuks tuli viga sisse 15-15. Brasiilane Hummes Tartu poole pealt. Orutaril serv ideaalselt käes. Keiro nüüd lükkas esimest. Orutar taas kaitses. Kuid jäi Mesilale see tõste ebasobivaks ja 16-15 Tartu omakorda punktiga peal ja siirdume siit reklaamipausile. Sparta teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd. Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Nii, ja tere tulemast tagasi. 3. game'i teine tehniline timeout peetud. 1-punktilises Tartu eduseisus oleme 16-15 ja Hummels, brasiillane Tartu poole pealt, pani palli mängu väga kõva serviga ja oli Järvamaa raskustes. Ja nüüd toimis siis esimest korda ka täna Tartul Paip, Endre Treial, Robert Viiber koostöös, et kui siiamaani on siin seda 3 korda proovitud ja raskusi olnud ideaalse lahendusega, siis nüüd see toimis ja Tartu poole pealt nagu vajalikul hetkel, et 17-15 tõi see edunumbri ja jätkab brasiillane. Alo Lengert raskustes natuke vastuvõtuga. Või nüüd kongi radvast jäi pall küll Tartu poole lõhku, aga keegi siin alla ei jõudnud ja 16. punkt siis Järvamaale. 16-17 Martin Ruul servijoone taga, et mees, kes suudab ka kindlasti serviga head planeerivad servi teha, jah. Kuid Kristo Kollot seda seekord vähemalt ei ehmatanud ja kuid nüüd Mart Naaber. Tundus, et tõste jäi väga madalaks, õla kuskilt kaenla alta seda edasi läks ja ei saanud nagu palli korralikult tabatud ja pikaks see rünnak läks. Kaapis auti. Jah, kuid mis meil saab täna Järvamaa poole hoidjatena selle vastu olla? Martin Ruul. Ja oli hea serv. Tuleb üle, et nüüd kindlasti selle kuidagi ära lahendama, jah. Ja suudame ära lahendada. Taas oleme 2-punktilise kaotuse tasa mänginud ja ka punktiga ette läinud, et praegult on serv toiminud. Ja tuleb Tartu poolt vahetus. Hendrik Treial lahkub hetkel väljakult ja Markus Uuskari tuleb väljakule, et siin ma arvan Tartu peatreener Oliver Lüütsev mõtles just servi vastuvõtu tugevdamisena. Ruulil veel servis, aga kohtunikule midagi sobinud ja uus pall. Ju siis ei olnud vist alumine kohtunik valmis veel vahetuste märkimist. 18-17 Järvamaa eduseisul ja Martin Ruul taaskord palli mängu panemas. Uuskaril ideaalselt käes nüüd. Ja Kristo Kollo. Pikalt taha nurka. Jah, et ideaalse vastuvõtuga jälle meelitati Järvamaa poole pealt Roomet Priimägi õhku ja Kristo Kollol ei olnud probleeme siis ühese ploki vastu seal pall maha lüüa. 18-18 viigiseisul Tartu teeb siis topeltvahetuse, lahkuvad nii sidemängija
Robert Viiber kui brasiillane Hummes diagonaalründajana ja tuleb siis uus diagonaal Taavi Nõmmistu ja sidemängijana Roland Järv. Richardil raske serv käes, kuid Roomet ei suutnud nüüd plokk. Alo Lengert teeb kaitses head tööd. Tõste ebaõnnestus täielikult, kui pall endiselt mängus. Nüüd Mart Naaber pani oma pikad käed üle ja oli Mesilal tõestes raskustes. Jah, kahju siin, kaitses võideldi kõvasti Järvamaal, kuid jah, vajalikul hetkel ei natuke kuskil täpsusest puudu, ei saadud korraliku rünnakuni, et kõik need, mis kaitseüles toodid, anti lihtsalt Tartu poole uuesti üle ja Risto Kolla jätkab. Virko Vantsil hästi käes. Kuid plokk on ees, Rait Rikbergil ilusti käes ja taas tsoonis 6. Richard Orutar kaitses ilusti. Ja nüüd vilistati võrku. Jah, plokid. Loodame, et keegi viga ei saanud, jah. Läksid jalad sõlme, aga õnneks mehed püsti ja kellegil vigastust õnneks selles olukorras ei tulnud. 19. punkt Järvamaale, 19-19 ja õnneks see game me oleme siis näinud, et ei ole nagu ühelt poolt, teiselt poolt väga suur mõõna olnud, on niisugune 2 punktine edu vahepeal ühel pool olnud, aga on sellest kinni taas saadud ja liigume game'i lõppu. Ja nüüd taas jälle kõrgustest Mart Naaber esimese temporünnakul. Ei olnud küll üleliia tugev see löök, et oleks siin võinud kaitses mängida, aga paraku jäi see hetkel veel. Lohutuseks nii palju, et esimene game sellised pallid kuksid otse maha, nüüd vähemalt saadi käsi vahele. Juba jõutakse ilusti alla, eks? Jah, et kui 4. game tuleb äkki läheb veel paremaks asi, aga sinna on veel pikk maa. Pikk maa, Mart Naaber hea serv. Nüüd Kristo Kollo sidemängija rollis. Orutar teeb tagakaitses head tööd. Nüüd eksivad lihtsa palliga, lubamatu oli see natuke, nüüd anti lihtne punkt kahjuks Tartule. 21-19 läinud nüüd Tartu omakorda 2-ga jälle juhtima ja Järvamaa treener Villi Vantsi on sunnitud aja maha võtma. Teeme siit veel kiire pausi. Nii, oleme tagasi Järvamaa võetud mõtlemisajalt. Tartu 21-19 eduseisul ja Mart Naaber jätkab servimist. Taas väga hea planeeriv serv Järvamaa raskustes vastuvõtuga. Ja nüüd Taavi Nõmmistu kasutab hea tõsta ära, et taas jälle otsustavas, et kui game on siiamaani rääkisime, eks ilusti punktis läinud ja olnud niisugune võrdne, siis jällegi nagu esimeses 2 game'is, siis vahe tuleb sisse just selle vastuvõtu poole pealt, et nii kui Järvamaa sellega raskusse satub, siis on kohe Tartu sõiduvees. Mart Naabril ikka serv hästi, Virko Vantsi nüüd plokiladast suudab selle ära lahendada ja 20. punkt Järvamaale. Ja tõesti oli ilusti kiire ja ajastus väga hea, nii et Virko suutis selle kõrgest punktist ära lüüa, et ploki ladvast ja sealt õnnestus enda kasuks kasutada. Nüüd mees ise ka servijoone taga. Tulemus tugev hüppelt serv. Kuid kahjuks läheb pikalt seekord ja 23. punkt Tartule. Tartu poole peal vahetus. Roland Järv jõudis sidemängina etteliini, siis game'i keskel toimunud topeltvahetus hakkab nüüd tagasi tulema, et sidemängi asemel tuli brasiillane Hummes tagasi väljakule ja
ja nüüd Richard Orutar, ilusti lööb ära. Ja 21. punkt Järvamaale ja nüüd Tartu poolt ka siis teine vahetus. Lahkub diagonaalründaja Taavi Nõmmistu ja tuleb tema asemel siis mängu alustanud sidemängija Robert Viiber. 21-23, hädast tuleks nüüd Roomet. Ilusat servi vaja ja mees kohe palli mänguga paneb. Kollol ideaalselt käes. Blokk ja Mehike, Rait Rikberg kaitses ideaalselt suurepärast tööd tegema. Ja nüüd õnneks Brasiilian Hummes rünnakul blokis. Korraks arvasin, et Järvamaa blokk oli võrgus. Ja, kuid õnneks kohtunikud nägid ja ei tekkinud ka vaidlusmomenti, nii oli. Kuid jah, suurepärane jällegi. Blokk oli Järvamaalt, milline kaitsetöö Rait Rikbergilt jälle, et mees näitab, miks ta on Eesti koondise põhilibero. Kristo Kollol serv käes. Nüüd peab Järvamaa selle palli realiseerima, kui tahavad, et siin imeline kaitse jälle Kollolt. Ja brasiilane lööb ploki ladvast auti. Kahju, oli võimalus siin tuua Toblaule 23 viikuid, kuid jällegi üks koondise libero, kes näitab siin ette ja Ranna Oint Kollo teiselt poolt näitab, et need mehed on kaitses supertööd tegemas ja rasked pallid ära toodi, mis tõi selle punkti. Ja seis ei ole kiita, 24-22 seisult. Ja eelmises game'is head servi teinud Markus Uuskari. Kellega minu mäletamist mööda Järvamaa oli eelmine aastaga hädas siis, kui Rakvere vastu mängiti. Jah, oli ka Rakveres mees eelmine aasta servivahetus pigem, et nii palju mängida saanud, kui käis servijoone taga ja seal ta väga edukalt toimetas. Et tegi ka jah, siis Rakvere klubi särgis olles veel mõnes kohtumisel pahandust ja emotsionaalselt ka, eks, et olime kaitses ülevast saamas ja 23-23 oli õhus, kaotad selle ja oled kohe nagu selg vastu seina, enam eksida ei saa. Uuskari paneb palli mängu. Lengertil pall käes. Ja nüüd Mesila tõi. Jah, need vähesed korrad, kus pall siin lakke lendab, aga see täna on see nähtud, ütleme see, jah. Et oli võimas löök ja Rait Rikberg seekord inimvõimete piir ei ületanud. Näitas, et on ka ise inimene ja kõikidega päris hakkama ei saa. Kardes Messile ise ka servijoone taga. On mees täna 2-3 ässa löönud, loodame, et püss paugub ka nüüd. Kuid läks kahjuks pikaks ja sellega on 25-23 võitnud kolmanda game'iga Tartu ja seekord mänguga 3-0. Suured tänud kõigile vaatamast. Järma võrkpalli järgmine mäng nii Delfi kui ka nüüd TV6 vahendusel on juba sellel pühapäeval 2 päeva pärast Rakveres, kus kohtutakse kohaliku võrkpalliklubiga, nii et tänud veel kord vaatamas ja järgmise korrani. Kena õhtut.